Aitäh. No ma kuulan ka mõned küsimused, siin on olnud sellised, et tõestage ära, et midagi on valesti või aga mul ei ole eelistust ühte või teistpidi. No ma ei tea, selle jaoks on pidanud ikka elama kuu tagumisel poolel või mingisuguse väga suure kivi all, kui inimene ei tea, et neid e-valimisi, mida meil praegu on juba 20 aastat peetud, ei ole võimalik vaadelda. See on puust ette punaseks tehtud, see on läbi kohtute käinud. Viimane kohtuotsus oli Riigikohtu otsus mitte lubada vaatlejal tutvuda dokumentidega, mida valimiskomisjon valmistab ette e-valimiste korraldamiseks. Valimised ei ole vaadeldavad ei valimiste eel, ajal ega pärast. Ja sellisel juhul ei ole see ei ole enam valimised, vaid see on farss. See on etendatav farss mingitest toimingutest, mille ülesanne on jätta muljet, et meil on mingid valimised. Ja see nii kaua, kuni nad ei ole vaadeldavad, ei ole üldse midagi arutada, nad tuleb ära keelata. Nii et ma küsin sult, et oled sa nõus, et nad tuleb ära keelata? Aitäh, hea kolleeg. No esiteks, et küsimus on selles, et kas ma siin ütlen oma seisukoha välja või siis või partei seisukoha või siis nii-öelda tutvustan eelnõud, kus me püüame läbi selle eelnõu käivitada protsessi, mis peaks tegelikult ühe või teise tulemuseni, kui me peaksime selle tulemuseni jõudma või vähemalt protsess, mis suunaks kuskile ühele või teisele pooleni. Et loomulikult, kui nüüd küsida minu seisukohta ja partei seisukohta, ega meil on ka suured küsimused ja selles osas, et kui nii-öelda usaldusväärsed need valimised on. Kas on neid võimalik kontrollida või ei ole. Ja teate, kui isegi teoreetiliselt, kui mõni IT-poiss suudab seal midagi isegi kontrollida, aga me seda ei suuda kunagi kontrollida, kas see inimene teeb selle hääletusprotsessi iseseisvalt või mitte. No see ei ole lihtsalt võimalik. Et vaadates 2005. aastal oli seal kuskil peaaegu 9000 valijad ja seal oli välja toodud, et valdavad olid noored Reformierakonna valijad. Siis see vahepeal oli, et üle 200 000 ja üle 200 000 inimesele koju keegi ei lähe. Ja juba lähtuvalt sellest on see nagu probleem. Ja kui ma vaatan ka Prantsusmaa näite, miks nad jätsid ära selle nii-öelda pilootprojekti nad käivitasid, aga sellega nagu edasi läinud, siis üheks punktiks toodi välja läbipaistvus. Võimetus tagada, et hääletusprotsess on kontrollitav ja usaldusväärne. See ongi see koht, mis tegelikult tekitab, ma arvan, muret ka selle 40% ühiskonnas, kes arvavad täpselt samamoodi ja ütlevad, et seetõttu nad ei usalda e-hääletamist. Et see on nagu probleem. Aitäh!